Siia Kiisal on täna kogunenud väga palju soliidseid härrasid ja daame, et avada Eesti suurim akupark. Ja just täna on muide Eestis viimase 2 aasta kõige kallim elektri hind. Kas see akupank siis võtab sellised päevad ära? No selle aasta jaanuar on viimase 25 aasta üks külmemaid ja elektrihinnad on kõrged mitte ainult Eestis, vaid samamoodi Soomes, samamoodi Lätis, Leedus, nii et selleks, et meil elektrihinnad tervikuna allapoole tuleksid, vajame palju rohkem kodumaist tootmist, mitte ainult Eestis, vaid ka piirkonnas. Selleks ajaks, kui tootmist piisavalt ei ole, ongi Kiisa akupark abiks. Võimsus on sel umbes 1/3 Auvere elektrijaamast. Samaaegselt tarbiksid majapidamist, siis majapidamist arv oleks 90 000. Et ta on küllaltki suur ja kompleksne suurus, aga tegelikult see maht eeskõige tähendab on see, et paindlikkusteenuseid on võimalik pakkuda väga suures osas. Täiendavalt on võimalik pakkuda arbitraažiturul teenuseid ja ka balansseerimisturul. Tõsi, elektrit see ei tooda, see laetakse sinna odavatel tundidel, kui päike särab ja tuul puhub. Ehk jaam ei aita pidevalt kõrge hinna vastu nagu selle aasta algul, aga päevasiseselt lihvib kalleid tunde madalamaks ja kahjuks ka tõstab kõige odavamate tundide hinda. Ilmselt paljud vaatajad kuulavad seda juttu, mõtlevad, mis paganama akud, tuul ja päike, meil on ju põlevkivi. Kõik on õige ja põlevkivi on meil vaja kasutada nii kaua, kui meil ei ole veel uusi efektiivsemaid juhitavaid võimsusi. Et akupargid kindlasti on üks osa sellest, et süsteemi stabiilsust tagada. Siit tuleb ka välja akupargi teine roll. Kuna akud suudavad voolu anda hetkega, pakub see tootmise ja tarbimise stabiliseerimist, mis enne oli Venemaa ülesanne oma mastaabiga ja praegu sõltub peamiselt Leedus elektrituru pakkujatest. Põlevkivijaamad ei ole selleks kunagi võimelised olnud füüsikareeglite pärast. Puhtalt kiiruse pealt, et sageduse hoidmisel meil on siis kõige kiirem on selline 30 sekundiga tuleb reageerida sageduse muutusele, sealt järgmine on 5 sekundiga, et see on lihtsalt paratamatult tehnoloogiliselt akud pakuvad äärmiselt kiiret reageerimise võimekust. Kiisa akupark on juba omajagu kuulsus kogunud, kui katsetusel alt vedanud seade tekitas elektrivõrgus sellise häire, et Eesti-Soome elektriühendused töö katkestasid ning ainult Leedu-Poola ühenduse kiire suunamuutus Baltikumi elektrisüsteemi alles jättis. Enam ei tee, lubab energiafirma. Tegemist oli kahetsusväärse juhtumisega, mida ei oleks tohtinud aset leida. Tekke põhjus on puhtalt inimtekkeline hajameelsus ja katsetusviga valede sätete sisestamisel. Tänaseks on antud katse, millest see viga tekkis, tehtud uuesti ja on edukalt läbitud. Nii ongi akupark nüüd töös, samale firmal teine samasugune valmimisel ning teiste firmade omad akujaamad samuti. Meil on kokku platsil 54 akukonteinerit, 27 vahetrahvat, akusid kokku 2378 tükki. Iga aku kaalub ligi 600-700 kilo, ehk siis 1600 tonni või 1,6 miljonit kilogrammi akusid. Akud vajavad siis kogu aeg ka vastavalt ilmale kütmist või jahutamist? Ja samamoodi nagu on konteinerid, 54 tükki on meil ka 54 jahutus- ja kütteseadet. Kõlab meeletu energiakuluna. No meil on siin energia olemas. Toetusi ei ole 85 miljoni eest ehitatud täna avatud akujaama ja varsti avatava kaksikvenna ehituseks kasutatud. Laenu andsid pangad ning raha peaks tagasi tulema elektribörsilt ja stabiilsusreservi pakkumise turult.